Teine on otsustamisvabadus, tegutsemisvabadus, mis siis räägib iseseisvusest töö juures. Sest on juhte, kes ütlevad, et mul on väga iseseisvad inimesed, ma saangi nendele valikuvabadust ja tegutsemisvabadust anda, aga samal ajal on kõrval mingisugused väga-väga sõltuvad töötajad, kes näevadki oma tööna ainult oma ülesannete täitmist, tööl käimist ja nendele ma ei saa anda otsustusvabadust, sellepärast et nad ei võta lihtsalt vastutust. Nüüd sinu kui juhi vaade peaks olema selline, et sa kõigepealt küsid endalt, kas see, et mul on kas siis iseseisvad töötajad või sõltuvad töötajad, on ainult nendest töötajatest tulenev või on seal tegelikult ka minu oma roll. Alguses me rääkisime spetsialisti lõksust, näiteks kui sa oled olnud tugev spetsialist, sa oled harjunud kõike kontrollima, kõigega kursis olema, siis võib-olla sul ongi raske anda seda kontrolli käest ära. Äkki sa ei viitsigi võtta seda aega ja neid inimesi välja õpetada ja sulle tundub, et nad ei taha võtta, aga tegelikult võib-olla sa ei ole andnud neile seda vabadust, sa ei ole andnud neile võimalust proovida. Ja teine probleem, millega olen siis kokku puutunud, ongi see, et kui juht ei ole mitte spetsialisti lõksus, siis pigem tal on teatav selline nagu võimunauding. Et talle meeldib see tunne, et asjad käivad läbi minu, talle meeldib see tunne, et inimesed peavad minu käest käima küsimas. Ja seetõttu inimesed võivad tunda, et juht on natukene ahistav ja võib-olla piirab meie tegutsemisvabadust.